Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Tere kuuled, eetris on Autotund, stuudios on Martin Mets ja Tarmo Tähepõld Geenius uudisteportaalist ja saate teises poolest tuleb siia Kristel Leif, kes on Solaride, Eesti päikeseauto pundist. Räägib natuke päikeseautost, kuidas neil läheb ja räägime sellest, miks ta ostis omale vana ja kasutatud elektriauto ja kuidas tal sellega elu läheb. Aga saate esimeses pooles räägime vesinikust, räägime veel kord Euroopa Liidu plaanist, sisepõlemismootoriga autode müük lõpetada ja võib-olla jõuab ka rääkida parklakõksudest. Nii, aga meie möödunud nädal WRC Rally Estoniast on nüüd küll mõnda aega möödas. Aga... Minule panin tähele ainult ühte asja, mis me nagu meediast, mina jälgisin seda kõike lihtsalt meediapildist ja jäi silma see, et kõik on väga halb ja kõik on väga valesti ja see punktikatse, et see on nagu täiesti mõttetu ja kõik on väga halvasti jäi minule silma. See oli jah, Ott Tänak, eks tal oli ka väga kehv nädalavahetus, aga ta pani ikka nii otse, et selles mõttes iseenesest nad ju ega see ralli inimeste punt ju siin väga suur ei ole, et kuidas siis niimoodi ühed teevad valmis ihu ja hingega mingi raja, mille siis ütleme ausalt, Eesti kõige kõvem rallivend lihtsalt ühe lausega hävitab. Seda nii palju ma nägin, et visuaalselt tegelikult see punktikatse nägi ju välja väga äge tegelikult. Ei arusaadav, teie punktikatse ongi ju pealtvaatajatele. Selles mõttes kõik need võistluspordid, näiteks ka F1, mis järgmine aasta läbib päris suured muudatused, püütakse ikkagi seda võidusõitu võrdsemaks teha, autosid võrdsemaks teha, nende ühesõnaga eelarved ühtlustada, et võidusõidusport toimib selle peale, et oleks pealtvaatajaid. See on pealtvaatajate sport, et see peab olema. Rääkides pealtvaatamisest, ka mina käisin Tartus, ma olin seal mitu päeva ja ma ei näinud mitte ühtegi ralliautot. Pean tunnistama, ma ei läinudki sinna muidugi rallit vaatama, vaid lihtsalt Tartu elu nautima ja sattusin kogemata samal ajal, kui oli ralli. Ja mis seal salata, et kui rääkides sellised turismi või kasu või mis see kõik toob, siis juulikuine Tartu. Mis muuseas, Tartu tegelikult juba viimast aastat ei ole suvel surnud linn, nagu ta ütleme 20 aastat tagasi. See põhitee, mis pannakse kinni ja kus lasta autodel sõita. See ongi seal see elu käibki. Et Tartus on tegelikult ka muidu suvel päris palju rahvast, siis nüüd oli muidugi see linn ääreni täis, mis kindlasti meeldis kohalikele kokteilimüüjatele, võib-olla teisi, ma ei teagi, tegelikult seal kesklinnas Tartus vist ei ole nii palju seda jama nagu vanalinnas, et seal on ka nii palju elanikke, et sa peaksid reede õhtu oli täitsa okei seal käia, aga laupäeva õhtul ma nägin küll, oli juba see, kus kõik need mehepojad on päev otsa seal katsetel päikse käes passinud, ilmselt on esimesed korgid avatud juba kuskil seal katset vaadates, ma ei tea, kas seal kontrolliti, kas sul võib midagi kaasas, ilmselt ei jõua. Ja laupäeva õhtuks oli see Tartu linn ikka päris seisvate silmadega fänn, aga samas tänavapildis ei paistnud silma, et ma saan aru, et politseile mõeldus tegelikult päris rahulikult kogu see üritus. Ei, see ongi, et see ei olnud nagu selles mõttes ebameeldiv, et nüüd käib mingi räuskamine kiiruskatseid ei olnud. Ei seda mitte, see on sellepärast, et Tartu kesklinnas ei või autoga sõita, see on nii tore, Okay. Kõik see on seal neid baare ja puhveteid täis, inimesed istuvad, lihtsalt on maru väsinud olekuga olid kõik. Okay. Aga ühesõnaga ralli ise ma ütlen, ma sain taaskord aru, ma ju esimesel päeval ikkagi olin reedel, neljapäeval vaatasid, jälgisid ja siis kui reede hommikul meie mees katkestas, ma sain aru, miks ma ei vaata sporti. Nii kui ma seda hakkan vaatama, mul tekib kohe ju kellegi pool sümpaatia, ralli puhul on lihtne, kelle pool see on. Ütle halvasti läheb see mul nii halb olla, mul on siis mitu päeva nii halb olla. Siin oli jalgpalli see Eurocup, eks ju. Ma ei viitsi jalkat vaadata, see mulle ka ei meeldi. Aga siis hakkad, siis mul on oma lemmikud ja siis ta saab pähe, mis emotsioon see on ja sellepärast ma nagu seda rallit ka siis pärast seda ei tahtnudki enam vaadata. Ma räägin nüüd hoopis teistsugusest emotsioonist, mina käisin autoga ülevaatusel, ei käinud enda autoga, aga mul oli üks, võib-olla peaks alustama sellest, et
tead seda reklaami, ma ei tea, kas see enam jookseb, aga see on väga hästi, on see reklaam Eesti inimeste teadusesse jõudnud, see on see, et Täkke esiklaasis, sellega sa enam küll ülevaatuselt läbi ei saa. Arvad tõesti, et sa saad sellega ülevaatuselt läbi. Kas laulame ka nüüd või? Ei, aga küsimus tegelikult oli selles, et see auto, millega ma ülevaatusel läksin, sellel jooksis juhi juurest alt mõra, seda ei olnud näha, aga see on täpselt seal nii-öelda armatuuri selle taga mõra ja tuleb välja kõrvalistuja juurest, võib-olla natukene rohkem tema akna poolt natuke rohkem, kuskil poolde klaasi. Ja siis mul oli lihtsalt küsimus, et okei, selle autoga taheti minna sõitma ja taheti olla nagu viisakad liiklejad, et äkki, et kas sellega saab ülevaatused läbi. Ma käisin proovimas, sai küll, väga lihtsasti, kuna tegelikult see ei sega nagu juhi vaate välja. Ja siin meie teaduses on tekkinud selline tunne, et Täkke on kuskil esiklaasis. Issand jumal, sa vii kohe oma auto teenindusse ja pane uus klaas, on ju. Et tegelikult see päris ikkagi nii karm see asi ei ole ja aususe huvides olgu mainitud, et samal nädalal tegelikult see klaas hiljem vahetati ka välja ikkagi, et käidi ühes firmas, võib-olla see oli sama firma, käidi vahetati ära ja ma kindlasti ei propageeri on ju, et nüüd katkise klaasiga sõitmist, aga lihtsalt ülevaatusel peab sul olema juhi vaateväli, peab olema puhas. Sellega peab olema korras, kui see mõra on kõrvalistuja ees, siis tegelikult ei ole probleemi, kuigi see märgitakse ära sinna, et esiklaasi seisund on halvenenud sinna ülevaatuse otsusesse. Jah, see esiklaaside asi on või klaasidesi üldse on läinud pärast seda, kui kõikide, aina rohkem on uusi autosid, kaskokindlustus, et neid esiklaase vahetatakse minu arust suhteliselt nagu valimatult ja ilma küsimusi esitamata ja enamikel tegelikult on 200 eurot oma vastutus on tegelikult väga paljudel nüüd see aeg, kus kõikidel klaasikahjud null enam ei ole või? See osadel on, aga enamikel seda tegelikult enam ei ole, isegi minu kindlustusel on ka niiviisi, et 200 on oma vastutus, kuna lihtsalt sellega mindigi natuke ja ma arvan, et seal läks täiesti väike täkke oli ja tead, et said natuke oli kriimuline või viitsinud pesta, putukad olid peal siis jah, et see ongi see, et kiviga aknasse ja seest pesemine on eriti tüütu, et lihtsam on välja vahetada. Okei, näed, mul pole tükk aega kaskot aastaid pidanud maksma, ma ei teadnudki seda. Väga kasulik. Nii, millest me lubasime rääkida? Vesinikust, sellepärast, et meie, mitte küll ma isiklikult, aga meie toimetust Elmar Ots sõitis lõpuks Toyota Miraiga, mis on puhas vesinikukütusel auto. Samamoodi oli ju siin hiljuti Eesti see tehnoloogiattevõte Auvetec tegi Tartu Ülikooliga koostöös selle isejuhtiva vesinikusõiduki ja nüüd hakkab aina rohkem siis tekkima küsimus, et kas vesinik on hoopis see järgmine elektriauto ja kas me peame siin üldse nüüd kõiki neid elektriautost ostma? Esimene vastus on ilmselt suur ja selge ei vist. Ei, kõigepealt sellepärast on ju, et Eestis ei ole vesiniku tanklaid. Ei ole, lähim on Lätis, seda Miraid käiakse treileriga viiakse Lätti ja tangitakse. Teine asi on see sama, et see Toyota Mirai, et seda ma saan aru, saab põhimõtteliselt Eestist osta, aga ilmselt ega nüüd Toyotaga ise aktiivselt selle müügiga ei tegele. Ma kuulasin podcasti Smoking Tire, kus siis üks sealne saatejuht Hyundai Nexoga Californias, mis on väga tugev vesiniku ühesõnaga propageerija ja seal on tohutud soodustused, sa saad ostad selle sama Mirai, sa saad 25 või 15 000 või 25 000 eest. Eestist hakkavad hinnad siis 66 000. 66 000, aga sa saad tasuta seda ühesõnaga, keegi arvates välja, et kui see oli eelmise põlvkonna Mirai, kui sa kõik need soodustused sisse arvutasid, pluss see tasuta vesinik, mis sulle antakse, siis selle uue auto hinnaks tuli vist $7,000. Nii. Aga kas seal on, põhimõtteliselt ma sain aru, et see vesiniku asi seal on nagu elektriauto laadimissüsteemid olid aastal 2011, kus sul need tanklad on katki ja siis on seal ainult üks ja siis miski ei tööta, aga mis üldiselt seda vesiniku asja puudutab, see on, et miks ta nüüd ei ole siin vähemalt tavatranspordis, on see, et see tootmine ikkagi vähemalt hetketehnoloogial on ikkagi maru kulukas, CO2 mõttes ka. Aga ma ei tea, teeme siia ühe väikse pausi ja siis räägime sest vesinikust veel edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Autotund on tagasi, teemaks Toyota Mirai vesinikuauto ja üldiselt vesinik kui kütus.
Ja me jääme selle juurde, et see on kallis, aga vesinikul on ju teatud eelised elektri ees, selles mõttes, et selle laadimine käib ju väga kiiresti. No ja selle Mirai laadimine oli 2-3 minutiga ja rääkides kallidusest, siis kui keegi tahab teada, kui palju see vesinikuga sõitmine hetkel maksab, juhul kui sa elad Lätis, siis meie testis arvutasime välja, et ekvivalent tuli umbes nagu 9-10 liitrit 100-le kulutaksid sa bensu. Kui see auto võtab 9-10 liitrit 100-le bensiini, siis sama palju maksis selle Miraiga sõitmine, lihtsalt boonus on see, et sul tuleb summutist ainult vett välja, mitte CO2. Siin on see küsimus nüüd on, et kui Euroopa Liit tahab lõpetada sisepõlemismootoritega müügi ära, siis vesinikuauto on sisuliselt ka elektriauto, mis lihtsalt saab oma energia vesinikupaagist, aga siin on nüüd see küsimus tekib, et tal on mõned eelised ja elektriauto ees ja kuna elektriauto see akutehnoloogia laadimine, et see on selline tupiktee, siis et kas see on see järgmine suur asi, aga üldiselt ollakse vist seisukohal, et ei ole, sellepärast et vesinik on, pigem nähakse, et see on hea kütus sinna, kus tuleb liigutada suuri inimhulki või siis suuri kaubakoguseid, näiteks veokid, rongid, bussid, aga mitte eratarbijale sõiduautosse, kuna seal see läheks endiselt kalliks, peale sellega on seotud ka muid probleeme, kas või tegelikult nagu turvalisus. Jah, kui tahad teada, siis rääkisin selle Auveteki inimestega, et Auvetekis on vesinik 300 baarise rõhu all. See on 60-liitrine paak, 300 baarise rõhu all. Kui see vesinik seal sees ei oleks rõhu all, siis on teda 16 000 liitrit, nii et kujutage ette, 16 000 liitrit vesinikku pressitakse kokku ja sellest saab 60 liitrit. Toyota Mirail on see rõhk 700 baari. Ma ei tea, kõksu saab siis päris vist nii ei ole nagu ma mõtlen, et päris nii ei ole, aga jah, et aga jama on jah, et selle vesiniku tootmine on väga CO2 mahukas, aga seda räägitakse, et selle tootmine, et see ei tohigi olla selline, et sa nüüd toodadki nagu ekstra CO2, vaid see on see peaks olla niimoodi, et hetkedel, kui näiteks tuule ja päikese energiat, see on ju sesoonne, päeval rohkem, öösel vähem, ei ole midagi selle energiaga teha, kuhugi ei ole panna, et vot siis tuleb sellest energiast toota vesinikku. See on see energia, mida me saame kodu 4 päeva öösel 4D ristis. Ja... meie siin saame, ma saan aru, on piirkondi, kus seda elektrit jääb rohkem üle või seda energiat. Aga jah, samas kui see vesiniku tehnoloogia alles on sellise algamas, et võib-olla ta 15 aasta pärast osatakse seda palju lihtsamini toota. Aga rääkides sellest, et mis 14 aasta pärast juhtub, siis sina tegid ühe loo sellel nädalal, et see Euroopa Liidu plaan aastal 2035 sisepõlemismootorid ära keerata on küll väga ambitsioonikas, aga ilmselt on see asi ikkagi teostamatu. Ma ei tea, me oleme siin neid lugusid juba nii mitu teinud, et mul on järg kadunud, milline see minu või kelle, esiteks me ei tea, B, see, et on ambitsioonikas, on kindlasti õige, kas ta on liiga ambitsioonikas, võib-olla ka see on õige, aga kui sa ei tee plaani, mis on ambitsioonikas, kui sa teed niisuguse plaani, et teeks midagi, mis on hästi realistlik, mis kasu sellest siis on? See on praegult, et samamoodi nagu need CO2 kvood, ma ei tea, mis kvoodid või need, mida autofirma võib ühe auto kohta, ja kui sealt läheb üle see keskmine, siis saab autofirma trahvi. Need on ka pandud praegult päris jaburalt väikseks, sellepärast, et autofirmadel oleks motivatsiooni ja, aga seda saavutatakse ju sellega, et väheautosid on need, mis on seal keskel, mis täpselt seal on need, mis on julmalt üle ja on need, mis on nullis või mõned vist isegi on seal miinusmärgiga, mis sõidavad mingi biometaaniga. Aga see autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu juht Arno Sillat, mina vaatasin, et tema oma intervjuudes on olnud küllaltki kriitiline kogu selle plaani suhtes, et ma saan aru, et jah, et keda tema on ju esindab, aga siiski ta pointid on ju päris head. Et antud juhul ikkagi poliitikud on tegelikult inseneridest ees. Sul on õigus. Kui me arvestame, mis tehnoloogia meil hetkel on, võib-olla võtame arvesse ka, mis lähi paari aasta jooksul, eks ju,
tehnoloogias juhtuma saab, aga mis saab juhtuma tehnoloogias 10 aasta pärast, ma ei tea, aga mul on selliste, ma olen ka hästi palju lugenud neid negatiivseid arvamusi, kui võimatu ja kui raske ja kui mõttetu see kõik on, aga kui keegi soovib nüüd keegi asjalik ja tark inimene kirjutada, mis on alternatiiv, kas meil on mingeid alternatiive, selles mõttes laseme rahulikult sisepõlemismootorite peal edasi, kuniks jalutab uksest sisse perfektne uus tehnoloogia. Innovatsioon juhtub ise niiviisi tegelikult, et kui hetk tuleb ja siis innovatsioon tekib ja leitakse mingile probleemile lahendus, kus nähakse... No just nimelt, meil on probleem, meil on 2035... Milline oli autode maailm 14 aastat tagasi? Mis mõttes, sõitsimegi bensiinimootoritega? Jaa, aga kõik oli päris sarnane ju. Mõtle, kuhu me oleme 14 aastaga jõudnud. Kuhu? Meil on natukene... Me sõidame ikka bensiini sisepõlemismootoriga autodega ja alles hakkame elektriautosid üle minema. Ja mõtle, kus me 14 aasta pärast oleme, aga kui kaugel? Mitte ilmselt liiga kaugel ju. Sellepärast, et siiani ei olnud mingit motivatsiooni autofirmadel selle innovatsiooniga tegeleda, sest trahve ei olnud, sundust ei olnud. Jube lihtne oli sinna neid 3-liitriseid, 4- ja 5-liitriseid mootorid sisse panna. Ma ei ole kindel, kas trahv ja sundlus on nagu kõige paremad vahendid saavutada selliseid eesmärke. Aga me lubasime rääkida ka natukene, enne kui me siin liiga palju vaidlema lähme, lubasime rääkida ka parklakõksudest. Jaa, väike uuring on tehtud Baltikumis. Mida teevad inimesed siis, kui juhtub parklasõnnetus? Kas sinul on juhtunud? Oled sa olnud ohvri või tekitaja rollis? Mul ei tule meelde, ühe korra vist oli niiviisi, et kuskil festivali parklas hommikuks mul oli mingi kõks oli seal küljes autol, aga mingi hästi väike, aga muidu ei. See nagu uuringu järgi selgub, et 5% juhtidest on ühel või teisel viisil sellise olukorra kokku puutunud, et õnnetuse põhjustaja on sündmuskohalt lahkunud. 13% nendest on siis sellised, et õnnetuse põhjustaja pole jätnud maha ühtegi märki, ehk siis ei mingit kirja või? Ei kirja ega ka oma numbrimärki näiteks. Ja 3% õnnetuses osalenud juhtidest tunnistas, et nad on ka ise niimoodi käitunud. Et 3% tunnistas, aga mis see protsendil oli, kuskil on mingi vahe on mingi kärid on siin sees. Aga mis siin tegelikult on oluline, siis muidugi, me peame aru saama, et see on kindlustusfirma uuring, võtame seda väikse, kuidas on see tükk... Soolatükiga, ma ei tea, see oli vist tõlge inglise keelest jälle. Et 22% juhtidest pole pidanud õnnetuse registreerimist vajalikuks ja selles mõttes, et juhid on omavahel kokku saanud ja teinud kokkuleppe, kuule, ma ei tea, mingi 100 eurot, et ei hakka siin kindlustusega jamama, sest siis mul ju tõuseb see kindlustusmaksemäär, kui me nüüd registreerime. Ja märge jääb ka külge tegelikult sinna liikluskindlustuse fondi lehele, ja mis teeb hiljem auto müümise keerulisemaks. See on see, et kui sa oled vähegi tark ostja, näed, et seal on ju kirjas, et kahju oli väiksem kui 500 eurot. Jaa, aga samas ikkagi, kui mina vaatan, et oi, siin on ikkagi mingi kahju väike, aga eks sa kunagi täpselt ei tea, mis see seal põrutanud on. Aga see point on siis selles, et mõistlik on see asi ära registreerida, sest et enamjaolt, kui sa tegelikult tahad ikkagi oma auto korda saada, selles mõttes, muidugi, kui sa vaatad, et sul on see kriim, sul on sest suva, sa võtad parem 100 sulas, siis palun. Aga kui sul kaskot ei ole. Jah, aga kui sa tahad korda saada kindlustuse kuludega, siis tõenäoliselt auto stange värvimine on kindlasti rohkem kui 100 euri. Ja et ühesõnaga, ärge jookske minema ja pöörduge vist kindlustusse, ma ei teagi. Okei, aga nüüd tuleb siia Kristel Leif ja räägime päikesautost ehk siis energiast edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Autotund on tagasi ja nüüd on stuudiosse tulnud Kristel Leif, kes on Solaride'i tegevjuht ja Solaride ehitab päikesejõul liikuvat autot. Aga ennem kui me selleni jõuame, siis me saate esimeses pooles meil oli siin teemaks vesinik, et miks te ehitate päikesejõul autot ja millal te ehitate vesinikuauto? No eks me oleme siin selle vesiniku mõttega flirtinud küll, mine tea, võib-olla teeme esimese päikeseversiooni valmis ja siis äkki väike skeletoni kondekas peale ja vesinik külge ja saame talvel ka sõita Eestis, et
et täitsa mõtted on olemas, meie toetaja Auvetech siin ju just lansseeris oma uhke vesinikubussi, nii et jah, ma kuulen siin nii palju neid tänapäeva moodsaid tehnoloogia sõnu, siin on põhimõtteliselt eestlaste tegemiste pealt saaks varsti juba panna täielik tuleviku auto kokku. Skeletoni kondensaatorid, no aga kuhu sa ise oled oma selles mõttes autovalikutega jõudnud, bensiiniauto, diiselauto? No tegelikult taust oli see, et meil peres oli 2 autot, oli Avensis ja oli Land Cruiser. Hea valik. Turvaline ja töökindel. Jaa, aga siis ühel hetkel ma tükk aega põdesin juba selle pärast, et ehitame päikeseautot ja loome rohelisemat tulevikku ja siis ise sõidan aeg-ajalt Land Cruiseri kolude sunnil ja ühe korra, kui ma jäingi ühele tuttavale nii-öelda vahele, kus ta siis võttis mind pihtide vahele, et räägid siin päikeseautost ja sõidad Land Cruiseriga, siis eks ma hakkasin tegelikult mõtlema tõsisemalt selle asja peale ja nüüd ma olen siis Nissan Leafi läksid elektriauto peale üle? Jaa, nüüd ma juba 6 aega sõidan elektriautoga ja olen maru rahul. Okei, 6 aega, suvised 6 aega, kas, kui tihti sa liigud pikemaid distantse? Täna tulid Tartust, aga kui tihti sul tuleb sellist sõita ette? No eks ma nädalas ikka paar korda sõidan, et kõige pikem ots, mis ma praegu selle Leafiga teinud on Virtsust Puurmani ja Puurmanist Kauksi, nii et siuke mõnus. See on küll, jah, sul on see teise põlvkonna Leaf, aga kas ta on suurema või väiksema akuga? Jaa, kõige suurem. Kõige suurema, nii et läbisõit praegustes tingimustes on kui suur tal? No ligi 400 on ühe laadimisega. No ja siis saab need distantsid saab enam-vähem ära sõita. Jaa, no lõpus jäi 17 kilomeetrit alles, kui ma kohale jõudsin, nii et natuke jalg värises. Aga oled pidanud muutma siis oma kuidagi tarbimis- või mitte sõiduharjumusi? Tegelikult ei ole. Kodus laed? Jaa, laen kodus ja kuna need laadimisjaamad tõmbavad nii kiiresti ta täis, et siis ei ole probleeme olnud ja tegelikult ma hullult vihkasin seda tanklas käimist, et ma lükkasin seda alati viimase hetkeni edasi, kuni nagu aurude pealt juba sõitsin seal ja siis kuidagi see kodus laadimine ja kiirelt ma ei tea, poeskäigu ajal laadimisjaamast täislaadimine on minu jaoks kuidagi lihtsam. Aga räägime sellest päikeseautost. Et meil käis teie tiimis Tiit Liivik, käis siin üle aasta tagasi, see oli juuni algus 2020 ja 2020 lõpus, millal pidi toimuma see, ühesõnaga ma nüüd rutan natuke ette, tegelikult räägi, mis asi on Solaride hästi lühidalt. No ma räägin, mis on Solaride. Solaride on haridusprojekt, kus siis 5 Eesti ülikooli tudengid koostöös erinevate inseneeriaettevõtetega ehitavad Eesti esimest päikeseautot ja tema eesmärk on eeskätt muidugi see, et anda inseneridele kogemusi päriselt praktikas ja populariseerida inseneeriaharidust. Aga eks seal kõrval kõik need jätkusuutlikkuse teemad pilti tuua ning üsna kindlalt tekib selle käigus ka uusi innovaatilisi lahendusi ja erinevaid spin-offe me siin ka soodustame, et teiste tiimide eeskuju on näidanud, et siit on päris ägedaid asju välja kasvanud ja just oli ju siin ju hiljuti uudis ka, et Soomes hakatakse nüüd tootma päikeseautosid ja see Lightyear, kes seda teeb, nemad ongi Eindhoveni tiimi kasvandikud tegelikult, kes juba 10 aastat olid sellel samal Austraalia võistlusel osalenud, nii et Aga kuidas selle Austraalia võistlusega, kas see pidi toimuma, kas on edasi lükatud, mis siis sellega on arvestades olukorda maailmas? Jaa, me märtsis saime uudised, et selle aasta oktoobris toimuma pidanud päikeseautode maailmameistrivõistlused Austraalias nüüd toimuvad virtuaalsel kujul ainult, ehk siis kõik võistlevad seal, kus nad on. Aha. Meie oktoobri lõpus Eestis väga võistelda ei saa. See on kuidagi kõlab nagu ebaausalt, jah? Jaa, aga me läheme tegelikult oktoobri lõpus Marokosse võistlusele ja teeme selle Austraalia virtuaalsõiduga seal ära. Mis need reeglid siis on, et Austraalias oleks ju olnud kõigil täpselt sama marsruut, sama palju tõuse, sama palju langusi, kuidas see nüüd siis, mis seal muudeti? Jaa, no eks ta nüüd ongi selline telemeetria väljakutse, kus võetaksegi arvesse kõiki maastikuolusid, ilmaolusid, mis sul kõik seal ümberringi toimub ja selle järgi nad tegelikult arvutavad siis välja auto efektiivsuse ja kui hea auto sa oled ehitanud, et kõik need andmed on vaja kuidagi ka siis sinna Austraaliasse saada ja neid analüüsitakse ja siis selle pealt vaadatakse, mis on tulemused. Okei, kui Tiit käis siin, siis autot veel ei eksisteerinud, eksisteerisid idee ja joonised aasta hiljem, kuhu nüüd sellega jõutud on? No neid jooniseid me tegime vähemalt 10 korda veel ümber, et see autodisain on väga palju kordi muutunud just selleks, et aerodünaamikat peensusteni lihvida. Et nüüd me oleme sealmaal, kus kõik detailid on kas juba valmis või veel valmimisel, nii et jäänud on suures osas veel komplekteerimisfaas. Mõnel määral on siin veel teha elektroonikat ja kerevormid vajavad veel tootmist, aga suures osas hakkab see asi kokku saama ja hiljemalt septembris siis võiks seda ka rahva ees esitleda.
Jätkuvalt te osalete selles 4-kohaliste autode klassis. Aga millest need komponendid tulevad, kas mängus on ka 3D print või kas ka seal on mingeid selliseid väga moodsaid lahendusi? Eks me 3D printime ka igasuguseid erinevaid vidinaid sinna, aga praegu kerepaneele me teeme Magnetic MRO-st koostöös siis lennundusinimestega, tulevad süsinikust kerepaneelid, lamineerime seal neid ja tulevad ultrakerged ja mõnusad. Ja päikesepaneele, nende jaoks me ka siis kaevasime, et kust saaks võimalikult efektiivseid paneele, sest Eestis ju naljalt üle 20% efektiivsusega ei leia, et tellisime ka Austraaliast ekstra 24% efektiivsusega paneelid. Ja on igasuguseid põnevaid vidinaid siin küljes, et mootorid on velje sees, 3,8 on nende võimsus äkki, kui ma ei eksi, nii et väga vähe on meil võimsust kasutada, üliefektiivne auto, aga ta on ka oma disaini poolest ja võib-olla siis ka kaalu poolest hoopis midagi muud kui tavaauto. Mis see kaal on? Mis te sihiks olete võtnud autokaalul? Vot selle vastuse ma võin praegu võlgu jääda, sest ma ei mäleta seda. Tõesti ei mäleta, ma valetan, kui ma ütlen. Aga ilmselt me räägime, ma ei tea, 300 kilost? No midagi pluss-miinus, jaa. Siin pigem pluss natukene, sest meil sai sinna peale ka Tesla akud, mis juba võtavad päris palju seda kaalu, et Aga kui palju seda akumahtu tal on üldse lubatud? Selles mõttes, mis see reeglid ette näevad, et see on ju Tegelikult, kuna seal on mitu klassi, siis selles lihtsamas klassis autod sõidavad puhtalt päikeseenergia juurde. Kuna me oleme cruiser klassis, mis on siis 4-kohaline auto, oluliselt raskem auto, siis tegelikult nad ei ole siin akupiirangut peale pannud. Sa võid panna palju sa tahad, see teeb sul auto raskemaks ja lõpuks, kuna kogu kalkulatsioon on ka vastavalt sellele, et kui palju sa siis sõidad päikese pealt ja mis sul kõik seal küljes on, et kindlustame pigem finišisse kohale jõudmise kui selle, et optimeerime üle ja jääme poole tee peale, sellepärast et eelmisel korral Austraalias vist 20 tiimist äkki 3 jõudis üldse finišisse, nii et üle optimeerimine on suur oht. Kõlab hästi cruiser klassis, et kui see on nüüd auto, mis kaalub 300 võib-olla natuke rohkem piltidel, see Solaride'i lehel olev pilt, et kas see on selline, mis auto võiks hakata välja nägema, selle järgi juba trükita või tehakse neid kerepaneele? Jaa, see nüüd on viimase disaini järgi ja selline ta tõesti olema saab. Näis nüüd, kui hea ta reaalsuses välja tuleb, et värvilahendus tuleb küll vähe teine, aga kuju poolest hea selline. Ütleme, näeb välja ulmeline, päris mitmes ulmefilmis kindlasti sellist asja kasutataks, aga küsimus on, et kui sa nimetad cruiser klassiks, siis kui mugav sellel 4 inimesel sees nüüd on? Kas nad lamavad, kas nad istuvad kahekordselt? Seal on jälle hästi palju piiranguid, et kuna see cruiser klass ongi loodud selleks, et tuua päris elule või nagu tänavasõiduautodele võimalikult lähedale seda päikeseautode tehnoloogiat ka, et siis lamama inimesi panna ei tohi, see nurk on täitsa ära reguleeritud, et täitsa tavalises asendis erilisi pehmendusi seal kuskil ei ole, päris kõva pinna peal tuleb istuda ja ma arvan, kõige hullem tegelikult on see, et seal sees auto sisetemperatuurid võivad minna kuskil 50 kraadini, kuna meil ei ole väga mingisugust jahutust, sest see jälle tõmbab meil konditsioneeri ei tule? Ei. Okei, arvestades seda, et ükskõik kus Austraalia või Maroko vahet väga ei ole. Aknad ikka käivad lahti? Käivad, meil on seal tuulutusavad ka iseenesest, igale ühele nagu sõidu pealt puhub küll midagi, aga kui jahe see õhk on. Aga reeglite järgi, kas see, et kui kaua need inimestel järjest või kui palju mingid etapid, see on jälle enda valida, et võid ka iga tunni tagant peatuse teha, lihtsalt kaotada aega või on ka mingi reegel, et sa pead suutma sõita? Põhimõtteliselt sa võid peatuda, aga iseenesest Austraalias selle 3000 kilomeetri peale on ette nähtud tegelikult ka 2 laadimispeatust meie klassis. Ja see võistlusformaat on selline, et hommikul päike tõuseb, siis hakkavad kõik sõitma, õhtul kell 5 pannakse autod seisma, seal kus parasjagu kõrbes oled, seal siis peatud ja putitad oma autot ja lähed edasi. Aga väga palju seda ei praktiseerita, et kuskil suvalistes kohtades seisma jäädakse, et kui siin eelmine kord läks ühel auto põlema, et siis nad olid sünnitud seisma jääma, aga muidu panevad ikka ühe jutiga üldiselt. Teeme siia väikse pausi ja siis räägime päikeseautost edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Stuudios on külla tulnud Kristel Leif, Solaride'i tegevjuht. Kui see võistlus oleks toimunud selle aasta oktoobris nüüd, kas protsess on teil kogu aeg olnud ilusti graafikus,
kõik läheb nii, nagu läheb või on see viimane imelik aasta ka teil löönud selle kõik sassi? Ma arvan, ma võiksin raamatu kirjutada sellest esimesest aastast, sest esimene hooaeg, et kui mõtleme siin, ma ei tea, tudengivormel on 10 aastat oma vormeleid ehitanud ja kõik juba suju põlitatult, sest 10 aastat on seda süsteemi loodud, et me tegelikult ehitame täiesti uut organisatsiooni, kogu süsteemi, kuidas seda kõike teha ja ega keegi täpselt ei tea ka, kuidas ühte päikeseautot ehitada, nii et neid tagasilööke on olnud oi kui palju, sest tegelikult me ju tahtsime maikuus juba ikkagi ratastel olla ja sõita, aga kogu see koroonaaeg, sest esiteks tudengid, kõik töötasid oma kodudes, mõned tiimiliikmed nägidki mai lõpus teineteist alles esimest korda, et pöörane väljakutse ja suur pinge oli tudengitel peal, pluss eks kõik tarneajad ja tootmised on praegu täiesti metsas, et väga paljusid materjale, oma kontrollerid, näiteks Austraaliast mootorikontrollerid ootasime 8 kuud selleks, et mootorid käima saada. Okei. Kui suurest tiimist me üldse räägime, kes... No suurusjärg 70 inimest on see olnud, mis meil siin läbivalt kogu aeg kaasas on olnud, praegu on nüüd alles jäänud selline lõputuumik kuskil 30 inimest, et ja meil ei ole ainult insenerid, vaid siin on ka turundusmeeskond, personal, partnersuhted, logistika, et me oleme selline interdistsiplinaarne haridusprojekt, kus siis erinevate erialade tudengid koos töötavad. Imiteerime ühte keskmise suurusega ettevõtet nii-öelda. Aga kui see lähete, sõidate, võidate ja võida läbite selle, mis siis edasi saab? Kas juba võetakse patente? Kas te juba olete, ma ütlen, ilmselt on see kõik osa sellest saladust, kas te olete juba midagi leiutanud? No võib-olla hetkel kõige põnevam on seesama tarkvaralahendus, mis siis aitab leida kõige optimaalsemat sõidukiirust selleks, et energiat kõige efektiivsemalt kasutada ja sellega me võidame Austraalias praeguse seisuga juba 300 lisakilomeetrit selle distantsi peale. Et arendustöö läheb edasi ja tegelikult see tehnoloogia on ülekantav ka tavalistele elektriautodele, et siin Elmorendi autode peal juba katsetame seda. Aga üht-teist on veel jah, aga liiga palju kõva häälega ei taha rääkida, aga eks esimene auto pigem siiski on selline nii-öelda pilootprojekt, kus me saame üldse aru, mida see kõik endast kujutab ja iseenesest eile sai paika, et meie uus hooaeg algab 8. november ja tuleb uus auto, millega me siis 2023 läheme Austraaliasse ikkagi ka päriselt kohale. Kas päikeseenergia, ütleme, olemasoleva tehnoloogiaga ilmselt sa tead, et mis päikesepatareid ja kõik teevad lähiaastatel. Kas see tehnoloogia on pädev, et ainult seda kasutada või kas ta saaks olla nagu toeks elektriautol, on see nagu realistlik igapäevasõidus? Tõenäoliselt on ja seesama Lightyeari näide, mida ma siin mainisin, mida Soomes nüüd tootma hakatakse, et nende puhul ongi tegemist siis luksusautodega, mille sõiduulatus seal, kui ma ei eksi, oli üle 1000 kilomeetri kindlasti ja päikese pealt. Et juba esimesi samme sinna poole on astutud, näis, mis hetkel siis nii-öelda tavaautode katusele on mõtet hakata panema, vaatasin Nobe siin sättis omale juba päikesepaneele katusele, et eks kõik katsetavad. Ei, katsetasin Hyundai Ioniq 5 on ka lisavarustus, see päikesepatarei, aga et kui palju see on lihtsalt selline sümboolne, et siit saab veel mõned kilovatid ja kui palju see on reaalselt juba kasutatav tehnoloogia? No vaadates, kui kiiresti jälle see areng on nüüd viimastel aastatel toimunud, see päikeseautode võistlus ise on ju juba 30 aastat toimunud ja kui aeglaselt kogu see tehnoloogia siis arenes, et ma arvan iseenesest nagu lähima 10 aasta jooksul siin mingisuguseid läbimurdeid võiks tulla küll, aga väga keeruline on prognoosida jah, millal siis puhtalt päikese pealt sõidame ja kus kohas me seda teha saame, et Eestis see võib-olla nii reaalne ei ole. Selle võistluse juurde tagasi minnes, kui pikk see distants on? Või kui kiiresti see auto liigub? 3000 kilomeetrit risti läbi Austraalia, kui me räägime Austraalia võistlusest. Maroko võistlus, kuhu me nüüd see aasta läheme, on siis võetud natukene väiksemateks juppideks, kus korraga tuleb sõita sellised 300 kilomeetri pikkused jupid, aga üldistants on sama. Ja auto liigub meil selline 130-140 on maksimaalne. Ja kuskil 90 ümber me tahame sõita, pluss miinus. Aga see, vaatan ikka seda auto kuju, et see on, kust kõik sellised asjad, näiteks need rehvid, ma mõtlen see rattapaksus, me räägime peaaegu, et vist jalgratta... No natukene on mõnusam, aga... No rehvid on Bridgestone'is välja töötatud ekstra selle võistluse jaoks ja meie Eesti enda
esindajad Bridgestone'ist kaevasid meile kuskilt Jaapanist ja Euroopast need laojäägid välja, et saame need päris võistlusrehvid alla, et muidu võistlusel tegelikult antakse need rehvid kätte, võisteldakse ja siis sa pead tagasi andma, et tavakasutusse neid üldiselt väga mingid asjad on seal ikkagi standardiseeritud, et sa pead kasutama nende rehve ja kuskilt lõputult ise leiutada ei või. Aga samamoodi mootorid, mootorikontrollerid, need on ka ettevõtetest, kes on varasemalt ise siis tudengitiimidest välja kasvanud ja selle võistlusel osalenud, et päris palju on uut tehnoloogiat selle võistluse pealt tulnud ja võib-olla sellepärast, et ma olen töötan siin Geeniuses, kus on nii tehnoloogia kui autode osa, et mina olen Solaride'ist päris palju kuulnud, ma tean, et te olete päris palju ennast väga hästi pilti pannud, et saada toetajaid. On see kui kallis see projekt on? No esimese hooaja eelarve on nipa-napa selline 500 000, aga seal ei ole mitte mingisugust palgakulu sees. No just ma mõtlen, et see on see, et tellida juppe ja neid lahendusi. Et sellest auto peale läheb suurem osa ja siis ongi võistluskulud veel lisaks ja vaatasime siin just üle, et kui palju meil siis igasuguseid admin-kulusid või turunduskulusid või mida kõike veel siin olnud on, et see on mõni 1000 eurot, et suurem osa kõik ikka läheb autosse. Aga eks uuel hooajal me näeme, et see eelarve tõenäoliselt 2-kordistub, sest lõputult ilmselt vabatahtlikult sellist suurt asja enam ei jooksuta, et palgakulu on ikkagi see päris suur röövel, mis meie eelarvet suuremaks hakkab ajama. Kas ütlesid, hakkate ehitama Solaride, kas auto nimi on Solaride või on autol ka mingi hüüdnimi? Me ei ole veel auto nime välja mõelnud, sest me natuke lähtume sellest nagu laste puhul, et kui ta ära sünnib lõpuks, et siis me vaatame, mis nägu ta on ja siis paneme nime. Et kui te hakkate seda teist tegema, et kas see läheb kardinaalselt muutmisele või lihtsalt on lihtsam teha teine, kui et hakata siin mingid asju juurde panema? No kuna kogu see esimene hooaeg ikkagi inseneeria mõistes on olnud selline väga künklik ja võib-olla me ka lähenesime sellele kogu probleemile või disainile natukene valest otsast, et selles mõttes on sul õigus, et lihtsam on hakata nullist pihta ja teha kõik asjad nüüd õigesti, aga me kindlasti võtame väga palju esimese auto pealt juba kogemusi kaasa ja samamoodi ka erinevaid komponente kaasa, et need samad 20 000 mootorid kindlasti ei jäänud kuskile tolmu koguma, vaid need liiguvad edasi uue auto peale ja nii edasi. Kui õnnestub septembris komplekteerida, kas sügispäiksega saab Eestis ka mõne sõidu teha? No peab saama. Kas proovisõidule saab? No ikka saab, teid me kutsume kindlasti, kui me selle katte maha tõmbame, nii et see on kindlasti avalikult toimumas. Meil on lõpus paar minutit veel aega, et siin viimase nädala või nädalate kuum teema on olnud see, et Euroopa Liit tahab 2035 alates, et sa poest enam uut sisepõlemise mootoriga ei saa, ühesõnaga saad osta uut ainult 0 heitmega autot. Me ei suuda ennustada, mis toimub, eks ju, 14 aastaga. Kas sina näed, et see tee, mis praegult võetakse, kas see on reaalne? Võib-olla see on mingi kombo vesinikust, elektrist, päiksest, ükskõik, aga kas see on reaalne? No mina vaatan seda probleemi, kuna minu enda taust on suuresti seotud ka kommunikatsiooni poolega, siis pigem ma näen, et me peame kõvasti panema tuure juurde üldse selle inimeste nagu mindseti muutmisele, et üks pool on muidugi tootmine, kas me suudame need autod tänavatele tuua, aga kas need inimesed neid siis ka ostma hakkavad, et sellesse võib-olla täna peaks oluliselt rohkem panustama, kui siiamaani tehtud on. Aga kas see on reaalne, peab olema, peab uskuma. Just, et üks asi, kas see poliitika suudetakse ellu viia, aga kui sa vaatad tehnoloogia poolt, et kas kõikide nende asjade kokkupanemine, segamine, mingid uued asjad, tahkisakud, mis kõik võivad tulla, et kas selles mõttes on see asi reaalne? Ma tahan uskuda, et on. Ma ei ole pädev seda väitma, aga ma tahan uskuda, et on, aga eks ta on kohutavalt optimistlik jätkuvalt, vaadates, millise tempoga me praegu liigume. Sest eks kui me otsisime ka omale siin partnereid, kes elektriautodega ka Eestis näiteks tegeleks, siis väga paljud autotootjad ikkagi või auto edasimüüjad ütlesid, et autosid lihtsalt ei ole, sest kõik läheb Lääne-Euroopasse ja nende tootmisega on ikkagi nagu... Et siis elektriautod või... Ja. Et on probleeme, aga loodame, et tuleb päike, tuleb vesinik, tuleb veel jumal teab mis ja ehk suudetakse need asjad kuidagi kokku ka panna ja kogu see taristu seal ümber muidugi hakkab ka palju mängima. Jah, mulle meeldiks sellise positiivse noodiga praegult ikkagi lõpetada, et loodetavasti siis erinevad teie insenerid ja kõik teised insenerid maailmas mõtlevad midagi välja. No anname endast parima. Et me saaks rahulikult edasi sõita. Aga suur tänu, et sa tulid. Jõudu, ma ei tea, viimaste
meetrite läbimiseks ja jääme siis proovisõitu ootama. Tuleb. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele.